suur rõõm, et ma tohin teid teie juubelipäeval tervitada, teie 60. aastapäeval ja teile tervitusi tuua Baltimaade vanempresbüüteri poolt. Palus teid südamelikult tervitada teie aastapäeval. Ja ma loeksin teile, meile kõigile siin enese läbi katsumiseks ühe Jumala sõna, mis on üles kirjutatud Taaveti 107. laulus ja 6. salmis. Ja nemad kisendasid Jehova poole, kui neil kitsas käes oli, ja tema päästis neid nende ahastusest. Aamen. Selle 60 aasta jooksul, mis teie olete saanud siin läbi elada, Jumalat teenides, kus selle põlve rahvas, need esimesed usklikud on kõik juba jõudnud Issanda juurde, on jõudnud sinna igavesele kodumaale, mille poole nad ruttasid. Ja meie siin ruttame kõik järele ja püüame kõik sinna välja jõuda. Eks meie kõikide elus, nii hästi nende elus, kes meie eel on läinud, kui meie kõikide elus ole olnud kitsaid ja raskeid aegu, mis on pannud meid Jumalat otsima, Jumala palet otsima, Jumala poole hüüdma ja teda appi kutsuma, et tema meid aitaks. Ja nii nagu siin on öeldud, et nemad hüüdsid siis, kui neil kitsas käes oli Jumala poole ja tema päästis neid nende ahastusest. Nii võime täna kütelda ja nagu mälestusamba panna sel tunnil siin ja ütelda, jah, tõesti, kui meie eelkäijad on Jumala poole hüüdnud, siis Jumal on nende palveid kuulnud ja neid päästnud nende ahastusest. Ja meiegi oleme mitu korda Jumala poole hüüdnud, kui meil kitsas käes oli. Ja Jumal kuulis meie palveid, tuli meile appi ja aitas meid. Et meie südamesse jäi vaid kiituse laul ja tänu meie Jumalale, kes läbi kannab kõikidest kitsatest kohtadest. Meie elus on mitmesuguseid kitsaid kohti. Küll tuleb vahel häda ja vahel haigus. Mõnikord õnnetus ja mõnikord tunned, et oled nagu maha jäetud kõigist. Ja nii kitsas on hinges. Ja tuleb surm ja viib sult ära neid, kes sulle kallid on. Nii on siis meie elus tunnid väga kitsad. Vahel oleme põlatud ja taga kiusatud. Ja vahel enda hinges tõusevad tormid ja nii kitsas on käes. Aga üks on abimees, kelle poole pöörata võime ja kelle käest abi tohime oodata ja abi otsida. Tema kuuleb ja päästab neid nende ahastusest. Nii on siin selles laulus kirjutatud. Ja seda tunneme siis, kui me tema poole oma palveid saadame ja teda appi hüüame. Ma tahaks mõningat vaadet teha selle kohta, kuidas meie mõndakord sattume raskustesse ja kitsadesse tundidesse, siis kui me ise teeme rumalusi. Kui me vahel ise oleme nii enda meelest väga targad ja sattume raskustesse enda süü läbi. Me tunneme kõik usumeest Jaakopi ja kui tema kord oma eluteel oli üksinda ja tal ei olnud muud, kui kivi pani vaid oma pea alla ja heitis puhkama. Võib-olla kaugel kusagil möörgasid lõvid ja tema hinges nagu tõusis hirm. Ja tal oli raske ja mõtle siis, miks pärast ma pidin nii tallitama, et ma nüüd oma venna eest pidin põgenema, oli mul seda tarvis. Ja tal oli kitsas hinges. Miks ta kannatas siis seal? Miks oli mure ta silmis siis? Üksinda kõrbes, ei olnud kodu, ei isa ega ema ega armast kodu. Ta oli ise halvasti teinud. Ta oli oma venna vastu olnud riivatu. Ta oli ülekohut teinud oma vennale
ja nüüd pidi tulema kodun teemale. See oli tema enda süü. Kannatas just siis tol korral oma rumaluse pärast. Ja ka suur usumees Mooses pidi 40 aastat kõrves karjas käima, sest ta tahtis ise oma käega päästa Iisraeli. See oli hea soov, mis ta hinges põles, aga ta tahtis ise läbi viia oma käevarrega, vaatamata nende abinõudele, kas need jumalikud on või need on lihalikud, ta teeb seda enda meeles. Ja ta pidi 40 aastat kõrves karjas käima. Mees tollaegse kõrgema haridusega pidi olema karjane ja karjased olid Egiptuse rahva meelest hirmsad, nagu piibel räägib meile. Nii pidi see, kes oli õppinud eluaeg nägema, et karjased on halvad inimesed, pidi ise karjas käima. See oli raske aeg tal elus, aga kui ta mõtles, sellepärast pidi ütlema, ma ise olen süüdi, ma ise tegin halvasti, ma ise tegin pahasti. Mõni mees satub raskustesse just selle läbi, et tema on liig julge. Kui piibel loeme, siis leiame suur jumala mees Simson oli jumalast varustatud suure jõuga. Jumal oli teda õnnistanud ja talle andnud seda jõudu, mida ei ole ühelgi inimesel maa peal olnud. Aga tema hakkas seda kurjast tarvitama. Tema oli liig julge, mõtles, mis keegi mulle võib teha. Ja mis võib see üks naisterahvas mulle teha? Ja ta pani oma pea Deliila sülle. Ja see oli tema õnnetus. Ja kui tema silmad siis peast pisteti ja pimedaks jäi ja pidi vangikojas jahvatama ja kui veel vilistite piitse plaksus ta õlal ja selja peal, et rutem, et meil on tarvis rohkem jahu, siis ma usun, selle mehele tulid pisarad silmi, kui tal kitsas käes oli, mõtles, ma olen ise selle via teinud, oma liigjulguse läbi olen ma kannatada saanud. Hoidku Jumal meid, et meie ükski oma rumaluse läbi ei tõmbaks enda peale neid raskuseid ja oma liigjulgusega ei viiks iseennast õnnetuse sisse ja kitsale kohale. Hoidku Jumal meid ja varjaku meid oma vägeva käega, et me temast hoitud võiksime olla, et häda meie külge puutuda ei saaks. Siis võivad kitsad ajad tulla meile ka selle läbi, et meie lõikame seda, mis meie külvame. Kui me külvame armastamata meelt, külvame kurjust ja oleme halvad teiste vastu, ärgu siis ükski meist oodaku, et meid peaks siis sellepärast keegi armastama, meile head soovima või head tegema, kui me eluaeg muud ei oskanud teha, kui teistele haiget teha, teisi torgata, teistele valusaid sõnu ütelda ja siis peaksime ootama, et teised meiega hästi ümber käiksid, siis seda ei tule kunagi. Mis sa külvad, seda sina lõikad. Seda teada teie siin väga hästi, kes te maaga tegelete. Mis seeme sa mulda paned, see sealt tõuseb. Ja kui sina kurjust külvad, kui sa tigedust külvad, siis seda kord lõikad. Ja mitmed inimesed peavad selle pärast kannatama ja raskeid päivi nägema ja kitsaid aegu läbi elama, et nemad lõikavad seda, mis nemad kord külvasid. Ärgu ükski meist külvagu halba, siis kasvab sealt ka halb. Külva head seemet ja vaata, siis kasvab vili, mille üle sa rõõmu tunned ja sul ei pruugi kurvastada, ei pruugi raskust tunda, sest sa külvasid teravusi, siis lõikad teid ka. Külvasid kurja, lõikad seda ka. Aga Jumalast on nii seatud, et kui me kitsal teel oleme hakanud käima ja kui me oleme tulnud kitsale teele, siis kitsa tee omadused on just need, et kitsal teel tulevad ka kitsad kohad ette.
Ilma selleta pole saanud keegi elust läbi minna. Ja just taeva teel tuleb teid rohkesti ette, sest me ei ole mitte selleks kutsunud meie tema sisse, vaid peaksime uskuma, vaid ka tema pärast kannatama. Nii viib Jumal meid läbi kitsatest kohtadest ja kitsatest aegadest. Need tulevad sellel teel kõik ette. Kui Hiob pidi käima raskeid radu ja pidi käima tumedat teed ja väga valusat teed, mida vähesed on elus pidanud läbi käima, et kui tema 3 sõbra tulid ta vaatama, siis nad 7 ööd ja 7 päeva ei saanud sõnagi suust. Nädal aega ei ole meestel sõna ütelda, sest ta valu oli nii suur. Siis mõistame, missugune pidi olema siis selle mehe valu. Kui kõik oli ära võetud, kõigist oli ilma jäänud. Ja nüüd lõpuks veel paisetes maas haige. See oli raske tund. Aga teate, kallid sõprad, see on just kitsa tee omadus. Kes kitsal teel tahab käia, siis tea seda, et kitsal teel tulevad ka kitsad tunnid, kitsad päevad ja rasked päevad. Ega meie ei ole garanteeritud, et meie saame nõnda elada, et need meie külge ei puudu, ka meile tulevad need. Meie ei pääse sellest. Ja kui selle koguduse ajalugu meile keegi jutustaks, missugused aegu siin on läbi elatud, siis oleks meil mõnelgi pisaraid pühkida silmist, kui kuuleksime, mis siingi on läbi elatud. Et oli ka kitsaid ja rasked aegu, kus õhtu jäi nutti öömajale ja oli rasked ja kurvad tunnid. Aga Jumal kandis läbi. Need kõik läksid mööda. Nii on olnud kõigi usutegijate elus raskeid aegu, aga need lähevad mööda. Tänu Jumalale, et nad mööda lähevad, et nemad ei jää. Aga Jumal tahab meid nõnda viia, et me saame õnnistusi Jumala käest, kui meie sellel kitsal teel tema peale kõigis loota tohime. Jumal aidaku, et me võiksime rahule jääda. Kui meil tuleks ka seda teed käia, mis Joosep pidi käima. Kui ta sai oma vendadest vihatud, põlatud, taga kiusatud, orjaks müüdud ja viimati vanglas kannatama veel ilma süüta. Need on teed, mis tulevad Jumala rahvale ette, keda Jumal tahab viia siit maisest viletsusest oma suure au sisse. Need tulevad meile teeval ette. Aga ühte tahaks ütelda, kui tulevad meil elus kitsad ajad, kui neid on olnud, siis ärgu ükski ehmatagu, vaid vaadaku usus ülesse ja olgu julge, meil on Jumal. Paulus võis julgus ütelda, et ta oli rõõmus oma Jumala sees ja oli julge tema sees ja just kitsadel aegadel võime meie seda õppida, nagu Taavet, et ta ütles julgesti, oma Jumalaga murran väeulgad maha, oma Jumalaga kargan üle müüri. Seda kõik siis, kui Jumal meile jääb. Viigu aga kitsad päevad, kitsad tunnid meid Jumala juure. Siis ei sünni meile ühtegi kurja, siis tuleb kõik meile heaks. Ainult üks hädaoht on meil inimestel, et me tahame vahel rasketel aegadel jääda inimese peale vaatama, inimestele toetuma ja nagu inimese käest abi ootama. See ei ole õige. Inimese peale toetamine ei too meile kasu. Piibel ütleb nõnda, prohvet Jeremia kirjutab, et ära neetud on see, kes liha omaks käevarreks paneb ja loodab inimese peale. Ära neetud on see. Ärgu lootku ükski meist inimese peale. Inimene ei suuda aidata. Meil on üks näide Piiblist, kui Joosep oli vanglas ja kui ta seal unenägusid ära seletas meestele, kes siis vabaks sai, ütles talle meile, kallis mees, et mõtle mu peale. Ma olen ilma süüta siin vanglas, et kui sa lähed jälle kuninga ette, varao ette, räägi minust tema kõrvad ette
et ma siit ka välja saaksin, kui sina vabadust saad. Aga see mees unustas ära. 2 aastat läks mööda, tal ei tulnud Joosepit meeldegi, ilma aeg oli Joosepil loota inimese peale. Siis alles, kui Vaaro nägi unenäo, siis oli seletada tarvis, siis tuleb mehel meelde, jah, meiega oli üks noormees, Hebrea noormees. Vaata, kuidas siis seletas unenäod ära, et vot seda võiks kutsuda. Siis alles tuli tal meelde, ära looda inimese peale. Inimesed ei suuda sind aidata raskel tunnil, vaid õppi üles vaatama, oma Jumalaga käima, oma Jumala juurde tungima. Teed Jumala juure ei saa ükski meil kinni panna. Sellepärast ma tahaksin soovida, kallis Kehra kogudus. Teie tähtsal päeval, sellel rõõmupäeval, mis te siin oma Jumalaga läbi elate, ma sooviks teile palju armu, et te ikka saaksite üles vaadata, sest teed üles ei saa ükski kinni panna. Kõigile teistele teedele võib panna kivi ette veeretada ja puud lasta peale kukkuda, võib sinna aukusid kaevada, et sa edasi saa minna, aga teed taeva poole ei saa ükski kinni panna. Ülesse poole on kõik teed vabad. Sinna saad ikka oma silmad tõsta, usus üles vaadata ja Jumal saab teid läbi kandma. Kandis 60 aastat ja kannab veel, mitte ainult 60 veel, vaid kannab 160 ja rohkem, kui te oma Jumalaga käite. Kui tulevad rasked päevad, tõsta silmad üles ja Jumal kannab kõigist läbi. Hea on Jumalale loota. Ja selle juures õppime seda tundma, et kui me Jumalaga hakkame rasketest aegadest läbi minema, meie saame elamusi. Meie teame siis, kuida Jumal meid tol korral aitas ja meil teine kord on julgus jälle Jumalast kinni hakkada. Ta siis viis mind läbi ja aitab nüüd ka. Me õpime Jumalat tundma just rasketel aegadel. Kui me kergete päevadel käime, siis me Jumalat vähe õpime tundma, aga rasketel aegadel õpime Jumalat tundma, sest meile siis on rohkem tarvis. Kui ilusad head päevad on, kuidas siis tahavad meie palved jääda nii lühikeseks, kuidas tahavad meie palved jääda nii kuivaks, nii ükskõikseks. Aga siis, kui Jumal saadab meile kitsaid kohti ja raskeid aegu, kui siis palved lähevad ärdaks, kui siis palved lähevad südamlikuks, kui siis palved liigutavad meid enda südant ja kui meie süda endal liigub, siis ära pane imeks, et taevas hakkab ka siis liikuma, kui sinu sees midagi liigub, aga kui sinust midagi ei liigu, ära mõtle, et taevast sa liikuma paned, et Jumal saab siis sulle appi tulla. Paluge nõnda, et teie süda saaks omal murtud ja siis, kui Jumalaga kõneleme, kui me raskus hinges on, siis saame meie Jumalat enam ja enam tunda ja tema saab meid õnnistada. See on meie suur kasu, et me õpime Jumalat tundma ja saame ilusaid elamusi, kus me võime jutustada teistele rääkida seda, mis me oleme oma Jumalaga võinud läbi elada, kuida Jumal meid kandis ja kuidas Jumal meid viis. Me õpime tundma siis Jumalat ja me õpime tundma ka iseennast. Kui tihti me oleme enda meelest suured ja targad ja vägevad ja mõtleme, et mina kõik võin ja kõik saan. Aga siis, kui Jumal saadab me ellu kitsad kohad, siis õpime tundma, et ma olen tühipaljas inimene, et ma olen vilets inimene, et ma olen vaid mullaraasukene, siis õpime seda tundma. Ja seda Jumal just tahabki. See on Jumala tee meid nõnda alandada, kui ta meid kitsale kohale paneb. Nii alandas Jumal kitsa koha pealt Moosest, et temast siis pärast sai suur mees, kes kõlbas Jumalale ja keda Jumal võis kasutada oma suurtes ülesannetes, siis kui ta oli viletsuse koolis käinud. Sellepärast Jumal tahabki meid viia nii madalalle, et me õpiksime ennast tundma
et ennast näeksime, et me mõistaksime, et mina ei ole mitte midagi. Nõnda kui Jumal Aabrami kasvatas ja Aabram siis Jumala ees seistes vaiksutab Jumalale, Jumal, mina olen tuhk ja põrn. See on suur saavutus, kui Jumal meid saab viia nii kaugele, et me ütleme, mina olen tuhk ja põrn. Mina ise ei oska midagi, mina ei mõista midagi ja mina ei suuda midagi ja minu sees ei ole ühtegi head, nagu Paulus ütles. Kui me nii kaugele võime jõuda, see on suur saavutus me elus ja seda õpime ainult kitsatel rasketel aegadel. Jumal kasvatagu meid, et me õpiksime Jumalat üle kõige tundma ja õpiksime ennast ja oma viletsust tundma. Ja siis, kui see vilets inimene hakkab tugevast Jumalast kinni, siis on tema elu õnnistatud. Nii kui väikene laps haarab oma ema kaelast kinni ja tema unustab kõik, ta teab, nüüd on kõik korras. Nii on siis ka meil hea oma Jumalaga ja võime mõista seda, mis Taavet ütles, oma Jumalaga. Ka murran väulgad maha, kargan üle müüri ja kuna hän ka surmavarju orust läbi, ma ei karda kurja, sest et sina oled minuga. Aamen.